Ei, me pole sattunud sõjakoleduste kätte. See on Scoutspataljoni näidislahing Tallinna lennusadamas toimunud reservväelaste päeval. Üsna selge on see, et me peame olema sellisteks olukordadeks valmis. Eestis on vajadusel kasutada 100 000 reservväelast, mehi ja naisi. Neist 43 000 on sellised, keda saab kohe kindlasti esimesel võimalusel relvile kutsuda. Meie rahvaarvu arvestades on see väga muljetavaldav jõud. Üldiselt 100 000 liikmeline armee on väga suur tegelikult. Kui me vaatame näiteks Norrat või teisi riike, siis nende sõjaaja koosseis on kuskil 70 000 isikut koos, ka reservväelast. Eks tegelikult rahvaarvu arvestades on Eesti kaitsevägi väga-väga suur. Ja loomulikult me ei kaitse ju Eestit ainult üksinda reservväelastega. Meil on ka liitlased siin ja meil on väga hea relvastus. Ja sellega me tagamegi, et meil on võiduvõimalus olemas ja suudame edukalt Eesti riiki kaitsta. No selleks, et meie lapsed ei peaks tänavatel hültsidega mängima ega need kuskilt kokku korjama, on vaja, et meie rahval oleks kaitsetahe. Reservväelaste nädal kindlasti annab aimu sellest, et me kõik saame aidata kaasa meie kaitsetahe suurendamiseks. Kui palju aga võib reservväelaste peale olla kindel, kas näiteks reaalse ohukorral on äkki kõik potentsiaalsed kaitsjad kuhugile kadunud? Tundub, et see tendents hakkab vaikselt muutuma, et pigem on sellised, kes on ikkagi positiivselt mõtlevad selle peale. Et pigem ma näen, et kui võtta nüüd paarkümmend aastat tagasi, kui ma olin kaitseväelane, siis oli vähem neid inimesi, jah. Aga täna ma arvan, see teadlikkus ja see, mis me ühiskonnas üldse ka informeerime laialdaselt inimesi, siis pigem on see, et inimesed positiivselt vaatavad sellele. Kindlasti on neid, kelledest kaitseväeteenistus on mööda läinud ning nad ei ole reservväelased. Kas nendega saaks ka arvestada? Kõige lihtsamad variandid, võib-olla kõige silmlihtsamad variandid on alati liituda Kaitseliiduga või Naiskodukaitsega, seal ei ole ainult relvastatud tegevused, seal on võimalik panustada. Aga võib-olla veel lihtsam viis, kuidas üleüldiselt panustada, on toetada reservväelasi, neid samu mehi ja naisi, kes meie riiki kaitsevad, tunnustada neid, patsutada neid õla peale selle eest, et seda riigikaitset toetavad. Reservväelaste nädala üritused liiguvad mööda Eestit suuremates keskustes koos takistusraja, lahingute ja vajaliku infoga.